Nii, sättige ennast siis mõnusalt kõik istuma ja võtke teetassid juurde. Meil läheb täna siin päris mõnda aega, niikaua kui me siin asjad räägitud saame. No tere tulemast siis sellisel mõnusal kolmapäeva õhtul. Mina olen siin Võrumaal Veetkal oma talus ja kuidagi päeval käisin ringi ja kuidagi ei tahtnud uskuda, et praegu ikkagi juba sügis hakkab tulema. Nii et hästi-hästi suvine on. Ja ja meil tekkis siis selline idee, et natukene veel enne suve lõppu rääkida nendest ravintaimedest, mida juba on korjatud ja ma sättisingi ennast, nagu te näete siin, kes näevad, istuma oma sellise riiuli juurde siin Veetka talus, kus siis on näha minu tehtud rohud. Nii et ma loodan, et vähemalt osadel teist on ka, ma vähemalt koolis Herbaatikumis oma õpilastele ütlen, et tehke oma rohtude jaoks eraldi riiul, et siis, kui te ise olete kodust ära, et siis lapsed ja mehed ja kõik, kes teil kodus seal elavad, lähikondlased teavad, et kust seda õiget peavalu või muud rohtu võtta. Nii et ma arvan, et igal eestlasel peaks olema üks selline tore riiul kodus, kus on siis kõik need sellised rohud, mida talvel võiks vaja minna. Muidugi ei tea, kas kõike läheb vaja, igaks juhuks võiks ju olla, eks ole. Nii et eestlane muretseb ju ette ja taha, nii et loodusrohtude selline varumine võiks ka olla üks selline nii jutumärkides siis, eks ole, mure. Ja mul on siis täna selline plaan, et ma räägiks mõnest taimest, mida võiks veel korjata või koguda või lihtsalt nagu minna ja uudistada ja vaadata, kuidas ta kasvab. Ja siis siin Zoomis te saate ilusti ja siin laivis ka siis sinna chati kas või panna, et mida teie olete kogunud ja kasvatanud ja niimoodi me saamegi seda mõnusat sünergiat siin sättida. Ja lõpus on mul teile siis ka üks väga hea üllatus. Näitan teile midagi. Muidugi ma siin selle 1,5 tunni jooksul ka tahan teile üht-teist näidata, et vaadata siis, et mida huvitavat siis veel saab. Aga kõigepealt, mida ma tahan rääkida alustuseks, on see, Herbaatikumis, kes mul on käinud, ma usun, et osad, kes mind kuulavad, kindlasti on käinud mul koolis ka. Räägime kindlasti sellest, et isegi kõige tähtsam ei ole see, et sa lähed ja korjad selle taime endale ära ja paned ta kuskile seisma, vaid väga oluline on see, kuidas sa lähed seda taime korjama või kui sa näiteks ostad või tood või keegi on korjanud, et kuidas ta seda on korjanud. Sellepärast, et ma pärast teile näitan ka ühte raamatute nimekirja, on ilmunud väga palju huvitavaid raamatud tänapäeval ka juba teadustöösi, kus siis räägitakse juba ka teadusliku taustaga sellest, et taimed tajuvad meid, et taimed saavad aru, mida me tunneme, mida me mõtleme. Nad ja nagu te võib-olla viimaste päevade jooksul olete jälginud minu Facebooki kontol, ma olen ka postitanud mõned videod, kus siis taimi mõõtes saab aru, kuidas nad reageerivad sellele, et me juba läheneme neile, rääkimata sellest, et me puudutame. Ja täna ma tegin metsas ka väga huvitava video, sellest ma kindlasti homme või täna postitan selle, kus ma panin siis oma taimede kuulamisseadme ühe kuuse külge ja võtsin talt ühe väikese oksakese ja kuidas see kuusk reageeris. Et see tundub selline uskumatu, et kuidas see on võimalik, et taimed, kes ei lähe, ei jookse meie eest ära, ei liiguta ennast, et nad tajuvad seda maailma ja nad tajuvad seda palju tundlikumalt kui meie inimesed tajume, et neil ei ole silmi, kõrvu, aga nad tajuvad teiste organitega. Ja et just väga oluline on see, et kuidas sa lähed selle taime juurde, sest taim on võimeline sekundite jooksul vallandama keemiasõja. Ta on sekundite jooksul võimeline tekitama enda sees sellised keemilised ühendid, mis pärast, kui sa hakkad kasutama, võivad sulle hoopis kasu asemel kahju tuua.
ja sellepärast on just see meeleolu, see tunne, kuidas sa lähed, kuidas sa valmistad ennast ette, kuidas sa oled, mitte ei lähe siis, kui sul et sa pead ruttu ära käima ja sa ruttu lähed, korjad need taimed ära, et tõmbad vikatiga kokku või mis iganes on ju, vaid sa lähedki ettevalmistatult, sa lähed oma kõige parema tujuga, sa lähed korjele nagu mesilane, et see on hästi oluline, sellepärast et nii nagu Maria Treepen on öeldud, no esimesed eestikeelsed ravimtaimeraamatud, mis meil peale siis rublaaega tulid, seal on ka palju tõlkeid muidugi. Maria Treepen on öelnud, et pool taime mõjust annab taime korjaja ise. Ehk siis on väga tähtis see, et me teeme seda hästi heatahtlikult, me võtame ainult nii palju, kui meil vaja on, me ei rebi neid ja me läheme neile siis hästi teadlikult ja selle kohta on niisugune väga huvitav raamat nagu Vastuolulised taimed, et pärast ma näitan teile seda nimekirja ka nendest huvitavatest raamatutest, mida siis võiks tudeerida ja ma oma õpilasi siis koolis natukene hirmutan ka, et kui te selle raamatu läbi loete, et siis te võib-olla ei julge enam üldse ühtegi taime suhu panna, aga noh, nii äärmuslikeks me ei lähe, et need postitused ka, mida ma siin teen, on mõeldud selleks, et me hakkaks mõtlema selle peale, et me mõtleme selle peale, et näiteks, et inimesed, kes ei söö loomaliha, nad mõtlevad selle peale, et empaatiliselt, et loom tunneb valu, aga me ei mõtle selle peale, et taim täpselt samamoodi tunneb, et kui me võtame elusa taime, paneme, lööme hambad talle sisse või kuidagi nagu rebime teda ära, siis ta täpselt samamoodi tunneb ja ta ei saa meile niimoodi hambastega kallale tungida, vaid ta saab tekitada enda sees siis just nimelt need keemilised ühendid, mis pärast meile süües ei ole sugugi kasulikud. Nii et me siis selle asemel, et korjata endale ravintaime, võime saada kahjuliku taime. Et see on üks põhjus, miks taimed ei pruugi vahest mõjuda nii, nagu me loodame. Või siis kuidagi nad ei toimi meie peal ja me kaotame usu sellesse. Nii. Vot, et see oli selliseks sissejuhatuseks, aga täna siis ma tahaksin veel natukene rääkida siis mõnest sellisest võib-olla mitte nii tuntust taimest, mida on võimalik veel koguda, kui te soovite, kui teil on seda vajadust, et me niisama ei võta teda, seepärast et see on jälle see, et ei ole mõtet koguda endale igavest suurt kapitäit ja siis kevadel kõik ära visata, vaid ikkagi koguda seda, mida sul peres vaja läheb või seda taime, kellega sul tekib side. Nii et koolis me räägime ka sellest, et me tekitame taimega sideme. Me ei lähe lihtsalt teda korjama, et me räägime sellest holistilisest vaatevinklist, et see taim peab minuga suhestuma. Mul peab tekkima, mitte peaga, võiks siis tekkida suhe selle taimega ja siis ta toimib mulle palju efektiivsemalt, kui ma lihtsalt kuskilt suvalist saan sellise anonüümse taime, kus ma ei tea, kust ta tulnud, kus ta kasvanud on ja nii edasi. Et sellepärast järjest rohkem ka ütleme sellised Hiina terapeudid ja Ayurveda spetsialistid vaatavad, et kuidas siis saaks asendada neid lõunamaiseid taime eestimaiste taimedega, kelle seas me ise oleme ringi liikunud ja keda me ise oleme siis vaadanud ja teame, kuidas ta kasvab. Vot. Aga esimene selline taim, mida ma täna mõtlesin, et teeks midagi huvitavat siis, et mida tavaliselt ei korjata, aga mida meil on nagu põhimõtteliselt ikkagi väga suur aastaring olemas. Ja see esimene taim, millest ma tahaks siis rääkida, õigemini ta ei olegi taim, ta on selline nagu vetika ja seene ühendus. Näete, siin on siis habesamblik. See on siis selline nagu me oleme kõik lugenud, eks ole, naksitralle on ju, ja seal on siis sammalhabe, kes jookseb mööda metsa ja aeg-ajalt kaotab oma habemetutt ära. Et see on selline näete, selline sammalhabemetutt ja ripuvad nad siis niimoodi puude otsast alla, vanade puude otsast, võivad olla okaspuud, võivad olla lehtpuud, ma arvan, et olete neid märganud. Ja mis on väga huvitav tõik selle asja juures on see, et see habesamblik kasvab ainult seal, kus on puhas loodus.
ehk siis ta ei taha sellist keskkonda, kus on raske metallireostust, kus on palju liiklust, vaid ta kasvab sinna, kus meil on puhas loodus. Ja no mis me temaga nüüd siis nagu teha oskame, on see, et seda taime, miks seda on hea kasutada, sest võib-olla te inimesed, kes teid juba taimetarkus huvitab, teate, olete kasutanud sellist asja nagu Baudarco. Et Baudarco on siis sipelga puukoor ja seda kasutatakse erinevate infektsioonide ja põletike ja viirushaiguste puhul. Ja vot see tegelikult, see habesamblik on nii-öelda siis meie jutumärkides Baudarco, ehk siis tal on väga tugev mõju igasugustele viirustele organismis ja samas ka bakteriaalsetele põletikele. Ehk siis erinevad infektsioonid, viirused, mis meil kipuvad tulema, olgu need siis hingamisteedesse tulevad viirused, seedekuulklatesse tulevad viirused ja samamoodi siis kõik sellised põletikud, ka põiepõletik, mida on hästi palju viimasel ajal noortel naistel esineb, et me saame teha ühe väga universaalse rohu. Aga mis on siis ainuke eriline siis asi, on see, et seda ei valmistata niisama tavaliselt, nagu me valmistame teisi loodusrohtusi, et kas me teeme siis temast tõmmist või siis valame talle alkoholi peale, sest ta niimoodi ei lahustu. Et te võite, kui metsa lähed, teda natuke näksida, et kui sa paned ta suhu, siis ta mitte kuidagi ei hakka siin süljetoimel ja nende ensüümide toimel siin lagunema, vaid ta on üsna sellise tugeva struktuuriga ja tahab natuke töötlemist. Mis siis tähendab seda, et seda habe, näete, minul on ta siin tehtud, valmis siin purgikese sees. Siit ma näitan teile, on ju, et te näete, samast riiuli pealt võtan, et ta on siin alati olemas. Et ma olen siis teda teinud niimoodi, saab siis mitmel moel teha. Et üks selline võimalus on see, et sa keedad teda tükk aega, ütleme pool tundi. Keedad teda siis sellise hästi madala kuumusega, paned ta potti, paned vee ka sinna ja keedad teda tükk aega siis madala kuumusega, aga see tähendab, et see ei ole veel valmis, vaid sa pead siis selle tõmmise, mida sa segasid, segama kokku kange alkoholiga. Ehk siis paned 80% või kellel on siis ütleme ütleme kodus tehtud alkohole mingisuguse tugevama kraadiga kui 40, vähemalt seal 70 alates, et panete selle peale, lasete siis veel tükk aega seista. Või siis näiteks saab ka niimoodi teha, et te kuumutate seda habesamblikku siis alkoholis, mis tähendab seda, et te võtate siis alkoholi, et sealt ongi see, et see alkohol siis selle temperatuuri ja kuumutamise käigus aurustub ära, aga me saame siit vajalikud toimeained kätte. Ehk siis te võtate tavalise 40% viina või võite kangema ka võtta ja hakkate nüüd seda habesamblikku kuumutama madalal temperatuuril selle alkoholi sees. Ja siis ta tõmbab ka sealt vajalikud toimeained välja. Võite veel teha eriti efektiivselt sellise natuke alkeemilise võimaluse ka, tinktuuri ka endale, et te võtate pool seda keedust, mis on alkoholiga kokku segatud ja pool siis seda, mida te keetsite alkoholi sees ja segate need kokku. Et tavaliselt ongi väga efektiivne meil segada kokku erinevaid ekstrakte, ekstraheerimisvõimalusi kasutada erinevaid, sellepärast et vesiekstraktidel ja alkoholiekstraktidel on täiesti erinevad toimed meie organismile. Nii et ütleme, veeekstraktid ehk siis tõmmised või teed mõjuvad meil läbi seedeorganite, et nad lähevad kõigepealt seedimisse ja sealt siis, eks ole, neerude kaudu ja igatpidis nad lähevad sealt kaudu verre, aga alkoholiekstraktid mõjuvad meile läbi närvisüsteemi. Ehk siis, kui me alkoholiekstrakte võetakse hästi väikeses koguses ja läbi siis nii, kui ta satub sülje peale, siis see sülg hakkab juba informatsiooni kandma läbi närvikanalite ja aju siis mujal organismi laiali. Nii et võite proovida ja teha, et te saate sellise
sellise helepruuni kuldse tõmmise endale. Ja kas te olete tähele pannud seda, et eestimaistest taimedest tehtud teed või tõmmised, nad tihtipeale on kuldsed, nad on sellise kuldse värvivarjundiga, mis tähendabki seda, et meil ei ole väga selliseid värvilisi ja just nimelt värvilisi taimi, et meil ongi selline kuldne, ehk siis talvel ongi meil vaja soojendavat ja kuldset jooki, et me saaksime seda päikesekulda, mis taimede sees on, seda valgust enda sisse ka. Et väike repliik siia vahele, et miks me peaksime üldse nagu taimi kasutama, on see, et taimed vahendavad meile valgust. Et me saame läbi taimede ka hapnikku, eks ole, aga me saame ka valgust. Nii et sellepärast on taimede juures elamine, taimedega koos elamine, taimede juures käimine, metsas käimine üks väga tervislik tegevus. Ja ma ei kujuta ette, et mis juhtub inimese, te võite mõelda, et mis juhtub inimese hingega, kui ta üldse nagu elus üldse midagi rohelist ei näe või looduses käia ei saa, et mis temaga juhtub. Et ma arvan, et tuleb üks kalestunud hingega inimene, eriti kui ta kasvab üles niimoodi, et meil tekib mingil hetkel või elus tung minna loodusesse, sellepärast et loodus resoneerub meie südametšakraga. Ehk siis loodus on roheline, meie südamekeskus on ka roheline ja selle looduse rohelisega me tasakaalustame oma siis südame energiaid. Ja pärast teile näitan ka, et meie kursustel see üks teema, et kuidas energeetilised taimed siis meie peal toimivad, on üks väga oluline teema. Et kui sellest aru ei saa, ei mõista, et kui sa võtadki taimi ainult, et ta on sulle kasutamise jaoks, et ta on füüsiliselt sinu jaoks kasvanud, siis sa eksid, sellepärast et taim ei ole sinu jaoks kasvanud, taim on ikka enda jaoks kasvanud eelkõige. Ja meie kasutame seda taime energiat, seda taime oskust, taime õpitud oskusi, kuidas tema läbi evolutsiooni on tulnud ja koolitanud ennast, järjest tugevamaks saanud, järjest omandanud, kasvatanud endale juurde neid omadusi, mis teevad teda tugevamaks, et uues keskkonnas hakkama saada. Meie kasutame seda heatahtlikult siis enda tervise jaoks, mida taim iseenda jaoks on ära õppinud ja kasvatanud. Ehk siis taim koolitab iseennast ja meie siis laseme ka taimedel ennast koolitada. Nii et mulle meeldib mõelda niimoodi, et mitte meie siin ei koolita nii-öelda siis, kuidas taimi kasutada, vaid taimed koolitavad meid, kuidas ennast kasutada. Et see on palju efektiivsem maailm ja see on meile nagu palju arusaadavam, kui me läheme läbi südamekeskuse, me läheme läbi hinge, me läheme läbi intuitsiooni, me läheme läbi tunnetuse ja võtame sealt maailmas siis selle osa, mis meil on vaja, mitte ei laasta ja ei kasuta kõike, sest me ei jõua seda taime rohelist kõike ära süüa, mis meie ümber kasvab, ei olegi mõtet seda teha, et me võtame selle vajaliku. Nii et habesamblikus siis selline jutt, et me käisime siin nädalavahetusel Herbaatikumi teise astmega õpperetkel, et Reelika tegi meile sellise ilusa metsaretke ja seal me ka siis natuke näitasime ja vaatasime seda habesamblikku. Nii et otsige teda metsast, ta on meie põhjamaises looduses väga hea abiline. Vot. Nii, ja teine, kui ma juba metsa läksin, siis ma leidsin sealt veel üht-teist ja ma kindlalt soovitan teile siis ka koguda, sellepärast et isegi vist ei olegi pilti teile vaja vaadata, sest te näete ise, mis see on. Et kes tunneb ära, et siin on üks ilus bukett, mida võib vaasi panna jõuludeks, eks ole, aga sealt vaasist võite te vabalt võtta ja seda oma tervise jaoks ka kasutada. Sellepärast, et kes ei ole veel proovinud ühe maailma kõige parema taimetee, sa saad just nimelt sellest segust, mis on ühtlasi ka väga tervislik. Nimelt siis siin on mul mustikavarred ja pohla
varred siis koos lehtedega, et mustikavartel näete juba lehed on ära pudenud, sellest tühja pole sellest midagi, vaid me saamegi seda kasutada ikkagi oma hüvanguks, sellepärast et mustikavarus on üks kõige parem taim, mis reguleerib siis meie vere suhkrusisaldust. Ehk siis diabeetikutele teda soovitakse veresuhkru alandamiseks, reguleerimiseks. Ja eks siis ta tegeleb meil kõhunäärmega. Ja pohl aitab meil siis välja viia just nagu pohlamari ka, aga pohlavarred siis aitavad viia välja meil siis põletikulisi sekreete ja aitavad puhastada kõhresi. Näiteks kui kõhrevedelik on seal põletikuliseks läinud, seal on tekkinud põletikulised protsessid, et ta aitab puhastada seda liigest siis. Nii et me ikkagi liiguks ja jaksaks metsas käima, et selleks on vaja meil ikka kasutada neid puid ka. Ja sellest komplektist te saate siis endale ühe kõige maitsvama tõmmise teha. Ehk siis võtategi selle buketi, kui te korjate rohkem, eks ole, et mitte ainult vaasi panemiseks, vaid enda tervise heaks ka. Ja natukene kuumutate seda üks 10-15 minutit või panete näiteks kuuma vee alla termosesse ja kuumutate kuskil 10-15 minutit ja siis maitske seda teed. Ta on selline mõnus, natuke nagu punakas, roosakas, kuldne ja imehea maitsega. Ta natukene maitseb nagu musta tee tõmmis, aga ta on veel maitsvam. Mina olen näinud näiteks Gruusias tehakse täiesti mustikalehtedest teesi ja neid saab kasutada siis täiesti nagu, nii nagu tekib teepakikesi panna, eks ole, tee sisse, aga seal ta on juba siis jahvatatud ja purustatud. Aga me saame oma teepotis või kannukeses keetagi ja see tõesti on maitsev, see puhastab meie verd, see puhastab meie liigeseid ja mis on kõige tähtsam, me võime seda juua iga päev. Ehk siis mitte midagi ei juhtu, kui me kasutame seda aastaringselt, aga muidugi me tahame ka teisi häid taimeteesi talvel kasutada, kas või pärnaõiekest võtta või piparmünti võtta või midagi muud, aga mitte midagi ei juhtu. Ta on väga maitsev, ta on väga hea, te võite natuke metsina sisaldada ja te saate oma kõhunäärme korda ja te saate oma liigesed korda, sellepärast et pidage meeles, et taimede kasutamine ei ole nii, et täna joon teed ja homme olen terve, vaid see ikkagi nagu võtab aega, see tahab ikkagi saada paar kuud, et eriti kui on organid kahjustada saanud, et taastada ennast. Nii et väga maitsev, väga oluline ja pohlavarsi tegelikult, mis on nagu kõige parem, te saate iga minut, iga hetk minna metsa ja korjata, sellepärast et pohlavarred kardavad päikest, aga kui nad kasvavad varjualuses metsas, siis mitte midagi nendega ei juhtu, nad ei ole tumedaks läinud, siis te võite neid korjata ja endale teed teha. Nii et lähete kas või talveõhtul või talveõhtul ei lähe metsa või lähete, võtke taskulamp kaasa, eks ole, aga lähete talvisel päeval metsa jalutama ja te näete, et sihuke mõnus ikebana paistab teil sealt lume alt välja, korjake ära, tehke kodus teed. Nii et ei pea palju ette korjama, aga ta on vaasis ilus ka. Nii et minule meeldib väga teda niimoodi vaadelda ka. Nii et väga-väga kasulik taim, et ma loodan, et saite siukse hea nipi, et mida siis talvel külalistele head teed pakkuda. Kuumutamine tähendab seda, et sa lased tal tõmmata kuskil 10-15 minutit hästi madalal kuumusel, niimoodi, et ta ei mulise keedes, vaid et ta on natuke nagu aurab. Või siis on niimoodi, et sa paned keeva vee, valad termosesse ja hoiad seal kuskil tund aega peale. Ja kuumutada võib ka niimoodi, et sa võid teda veevannil kuumutada, näiteks, et kui te ei taha, et suurem osa sellest ära kaob, sellest kasulikust asjast, siis te võite teha niimoodi, ma ühe nipi teile annan, et kuidas teha näiteks teed, mida on vaja kauem kuumutada, sellepärast, et sellised tugevad lehed ja varred ja ütleme vaigud
ja näiteks seemned, juured, need tahavad rohkem kuumutamist, et toimeained sealt välja tuleks, siis te saate teha niimoodi, et te kuumutate veevannil. Ehk siis te võtate ühe suurema poti, sinna sisse panete vett natuke sisse põhja ja peale panete väiksema poti, sinna panete oma vee ja taimed ja kaane panete selle pealmisele potile peale ja siis panete tule alla või kuumuse alla ja hakkate siis seda kuumutama. Ja siis ei kao tal, ta ei aurustu teil nii palju ära, kui te otse panete tule alla, vaid et saate teda kauem aega seal kuumas hoida ja saate selle vajaliku tee siis ilusti kätte. Ja teega üldiselt on niimoodi, kes ei ole nüüd varem kasutanud, on niimoodi, et teed võib kasutada siis ütleme kuskil 24 tunni jooksul, et järgmine päev tuleb kindlasti uus tee teha. Nii et ärge tehke mitmeks päevaks ette, et taimedel tekivad siis iga minut, mis ta seisab vee sees, keemiline koostis muutub, sealt imbuvad jälle erinevad ained välja, nad muutuvad hästi tugevaks, sealt tuleb rohkem parkaineid välja ja see toime ei ole enam selline, nagu te võib-olla soovisite. Nii et ütleme, tehke nii, nagu kuskil retseptis on öeldud või vaja, aga siuksed õrnemad taimeosad siis natukene, õige pisut, 40 sekundit, võib-olla tugevamad taimeosad siis kauem võib ees hoida. Nii, ma mõtlesin, ma teen nüüd siia ühe sellise ilusa buketi, on ju, et te võite ka endal täiesti vabalt teha. Nii et ma panen siia nüüd midagi juurde ka veel ja seda ei ole ka isegi pildiga näidata, et kõik näevad, minu lemmik see aasta, eks ole. Näete, kui ilusa buketi ma sain. Ja ma sain ühe täiesti tervisliku buketi. Ehk siis need on pihlakamarjad. Ja pihlakamarjadega muidugi paljud inimesed teavad, et neid saab moosiks teha, nendest saab veini teha, neid saab kuivatada ja panna neid karaski sisse näiteks üldse küpsetiste sisse. Aga mina soovitan sellist asja, et pihlakamarjad on üks kõige suurepärasemaid seenevastaseid ravintaimi. Ehk siis, kui te olete jällegi, teil on liiga palju suhkrut tarvitatud, et see kas candida või üldse nagu see teie organismis hakkab vohama, tuleb juba naha peale välja, et on psoriaasi, on seal muud nahakahjustusi näha või on küüneseent või mis iganes, kust nurgast see seeneke ennast näitab teie naha peal, siis pihlakas on üks suurepärasemaid marju, mida kasutada just nimelt siis organismis nagu sellise tasakaalu säilitamiseks, et kuna ta on hästi C-vitamiini rikas, ta on aluseline, moodustab siis aluselise jäägi, mis siis tähendab seda, et need looduslikud happed kõik mõjuvad meie organismile niimoodi, et nad aitavad seda liiga happelist keskkonda aluselisemaks muuta, kui meil organism, juhin mina ka seepärast, et ma nii palju rääkinud. Näete, kui ilus tass, mul on koolitass, kumitass, ma teen väikese reklaamipaus on vahepeal, et joome teed ka vahepeal. Et kui teil on teetass ligi, siis jooge teiega teed. Eks siis, et see pihlakas on väga hea. Teiseks, mida ta veel teeb siis, et mitte lihtsalt sellepärast, et ta tekitab meil aluselise reaktsiooni organismis, vaid teiseks on siis see, et ta korrastab hästi seedimist. Ehk siis, kui meil on bakteriaalne tasakaal ka soolestikus paigast ära ja kõhus asjad ei liigu või on need silelihased on spasmis, et soolestik ei tõuka toitu edasi, siis pihlakamarjad on üheks kõige kenamad marjad, mida siis kasutada selle jaoks, et soolestik saada toimima. Ja kolmandaks on ta väga hea köharohi. Ja me teame, et pihlakaõisi kasutatakse väga hästi köharohuks, ehk siis pihlakul on sellised ilusad, väga kaunid haisvad õied, aga nendest saab teha väga head köharohtu. Nii et ta hästi siis selle kõdituse vastu, siin köha särrituse vastu aitab ja aitab siis rõga ka lahtistada. Aga ka näiteks, et kui teil on siis värskeid pihlakamarju, praegu ma olen kuulnud, et koroona on väga liikvel
ja ma ise ka siin hiljuti sain ühe viiruse endale külge ja sain jälle kasutada ja katsetada neid huvitavaid uusi mõtteid, mis mul oli tekkinud siin vahepeale. Aga lihtsalt, et kui teil on köha, siis lihtsalt sööge neid pihlakamarju. Et võtke närige, pange nad taskusse endale ja tegelikult see on nagu võilile varrega, et alguses on kibe, aga pärast enam ei tunne, ta muutub magusaks. Ja pihlakamari on ka, et kui sa alguses tunned, et ta natukene on hapu, siis varsti keha harjub ära ja sa võid täiesti mõnusalt süüa nagu punaseid sõstraid. Ja kohe vastan ka, et kuidas neid teesid. Et ühesõnaga, et sööge neid pihlakamarju, pange niisama taskusse, kuivatage ära ja teate, millega neid võib segi panna? Neid võib segi panna kadakamarjadega. Nii et kui teil on taskus üks selline mõnus doosikene, et vahest müüakse kommi selliste mõnusate doosikeste sees, et kui te olete kommid ära söönud, siis saab sinna panna kuivatatud marju. Ja just nimelt pihlakamarju ja kadakamarju ja teil on nagu suurepärane selline tervislik suutäis olemas, et te saate, et kui te tunnete, et te olete kuskil mingisuguse haiguskolde juures, et hakake aga kohe pugistama oma marjakesi taskust ja piske lapsele kooli ka kaasa selle doosikesega neid marju, sest kui nad kuivavad ära, siis nad on väga mõnusad, nad ei ole üldse enam hapud ja neid väga mõnusalt saab kasutada. Nii et äärmiselt kasulik ja ilus ravintaim. Nii et korjake hoolega, et kuivatage, et minule meeldib neid kuivatada lausa niimoodi, et ma korjangi lehed ära ja panengi, no näete, paned selle buketi vaasi ja sul on ilus teematerjal olemas, et teed saab ka teha sellest. Kuidas nende erinevate teedega on, et kui palju neid tohiks nagu päeva jooksul koos juua. Ma ütlen ausalt selle peale, et see on, tehke tunde järgi, et see on niimoodi, et kuidas me oleme hästi erinevad. Ma toon teile ühe näite siia selle juurde, et kui te olete kodus ja teil käivad külalised. Kui nad käivad ükshaaval, siis te saate ilusti nendega vestelda, te mõistate, mida nad räägivad, on ju, saate vastu rääkida, kõik on okei. Aga kui teil tuleb 10 sõpra korraga ja te püüate nendega mingit vestlust arendada, siis juhtub niimoodi, et te kuulete seda, kes kõige kõvema häälega räägib või see, kes kuidagi kummaliselt käitub või näete siis seda, kes plaksuga ukse kinni lööb ja ära jookseb. Ja taimedega on täpselt samamoodi, et võtke neid taimi nagu külalisi oma kodus, et teie keha on siis kodu, minu keha on minu kodu, eks ole, minu pesa. Ja sa võtadki seda nagu külalist, et sulle tulevad külalised, et ära palju korraga vastu võtta nii palju, nagu sa jaksad. Nii et sellepärast on nende taimeteedega ka, et mõned taimed kindlasti nagu mängivad üksteisele vastu, aga praegu seda siin rääkida ma kindlasti ei jõua, sellepärast et see on eraldi teema meil herbaatikumis. Nii et kui te õpite meie e-kursusel või tulete kooli, siis seal kindlasti see läbi käib, et kuidas neid taimi siis koos või eraldi kasutada. Aga mis on nagu üks reegel on see, et kui te teete sellise leebe tee, et te võtate kas minut või paar ainult hoiate, siis te saate sellise hea joogitee, seda võite kasutada siis niimoodi, et panete rohkem taimi kokku. Aga kui te teete sellise tugeva tõmmise, et siis peab väga mõtlema, et väga palju korraga ei pane, sellepärast et tugevad tõmmised mõjuvad juba vereringele, nad mõjuvad juba väga sügavatesse kihtidesse organismis. Nii et mida kangem tee, seda kangem toime tal on. Aga selliseid kergeid tõmmiseid on väga hea kasutada ja teha siis mitmeid päevas. Nii et ilusast buketist rääkisin teile ära, eks ole, et vaatame niimoodi. Ja, et pihlakad võib purustada purki, aga nii nagu jahudega on, et ei soovitata jahusi väga pikalt ette teha, sellepärast et ikkagi need koostisosa sealt hajuvad ära, et tehke vahetult enne, et võib muidugi teha pulbriks ja võib panna neid siis ütleme uhpris jahvatada või kohvijahvatajas jahvatada pihlakajahu teha näiteks endale. Aga mina ei soovita palju valmis teha, sellepärast et kui taim on nagu võimalikult autentne, nii nagu ma korjasin, korjasingi niimoodi, säilitangi niimoodi ja kui ma hakkan kasutama, et siis ma tegelikult juba meeltega saan siit. Mulle juba, kui ma juba vaatan seda, mul on juba hea olla
eks ole. Et mõnedel inimestel jällegi me ühel kursusel räägime seda, et mõnedel inimestel ei peagi olema väga palju neid taimi, mida ta ära sööb, vaid pigem on see, et need taimed siis tulevad kuidagi teiste kanalite kaudu. Aga nii palju jah, kui valmis on. Vot. Nii palju, kui vaja on siis. Aga nüüd veel üks taim, millest ma tahaksin teile rääkida ja mida saab veel korjata, on kalmus. Näete, kalmus. Et ma ei tea, kui palju siit purgist on näha, aga siin on üks tegelane sees, nagu te näete. Ja see tegelane on nagu elus, et ta on nagu üks selline eelajalooline selline dinosaurus siin sees. Et väga huvitav taim ja kalmust on hea just korjata praegu, kui lehed hakkavad pealt ära minema, nagu siin Zoomis on meil ilusti pilt ka väljas. Ja väga hea pilt, eks ole, et näete, tal on all selline nagu risoomias juurekene, kus on sellised jalakesed all, et siin ongi, siin purgi sees on siis sellised nagu jalakesed. Ja tal on sellised rohelised lehed, natuke sarnanevad hundinuia lehtedega, aga mille järgi me ta ära tunneme ja tal vahest tuleb isegi see kollane õis, kuigi see igal suvel ei pruugigi tulla välja meie looduses. Et mille järgi me ta kindlasti ära tunneme, on see, et tal on väga spetsiifiline lõhn. Ja seda lõhna kasutati vanasti siis selle jaoks, et kirpe eemale ajada, et pandi madratsite sisse, pandi põrandale, sellepärast, et kirbud ei taha seda lõhna. Aga miks see taim on kasulik? Sellepärast, et see on üks väheseid taimi, kes siis mõjutab põrna. Ehk siis see taim mõjutab vereloomet. Ja ta on üks suurepärasemaid taimi, millega puhastada üldse oma organismi. Seda risoomi osa, et lehti ei kogutakse, siis seal taimel just kirpude tõrjeks võib kasutada, eks ole, ja sellise hea lõhna jaoks, kuna tal on väga meeldiv lõhn. Ja kasutatakse siis just nimelt seedimise korrastamiseks. Nii et kui me loeme selliseid vanarahva tarkusi, siis seal me võime lugeda, et kui vanasti hakkas perenaine endale tegema mingit toitu või tuli mingi suurem pidu, siis temal ikkagi oli kalmuse juure tükike oli tal suus ja ta näris seda, sest see paneb juba kõik, ütleme, siin kõhus tööle ja korrastab seedimist, et paremini rasva seedida. Nii et ta on väga hea seedimise rohi ja teiseks on ta väga hea organismi puhastaja, ta on väga kiire puhastaja, ehk siis mis tähendab seda, et kui sa näiteks oled saanud kas veremürgituse või oled saanud kas või alkoholimürgituse, on ju, alkoholi liiga palju tarvitatud, siis kalmuse tee on üks kõige kiirem verepuhastaja, ta puhastab väga hästi verd. Nii et minul on väga hea kogemus oma koeraga. Et mul oli koeral ka kunagi väga tugev veremürgitus ja ma jootsin talle siis teelusikaga kalmuse tõmmist sisse, see väga hästi aitas, nii et andsin kalmuse tõmmist ja siis vett, jälle kalmuse tõmmist ja vett. Et väga hästi aitab verd puhastada ja väga hästi siis aitab puhastada üldse ka meie peenkanaleid, et näiteks Hiina meditsiinis kasutatakse kalmust just oma energiakanalite puhastamiseks, selle jaoks, et energia saaks siis tõkestamatult liikuda. Ja kui rääkida sellest energeetikast, siis kalmus on selline huvitav taim, mida jahimehed kasutavad selleks, et paremini tunnetada loomi või mõista nii-öelda siis loomade keelt, et aru saada nende käikudest ja nende mõtlemisest ja reageerimisest. Et jahimehed kasutavad siis just nimelt kalmuse viina selleks. No muidu peale jahti on hea ennast natuke nagu töödelda viinaga. Ma ei tea, kuidas see jahimeestel käib, et see on lihtsalt nagu nalja viluks öeldud. Aga ja, et see kalmus puhastab siis peenenergeetikat, peenkanaleid
nii et kui te tahate endale teha sellise hea puhastuskuuri üldse oma organismi puhastada, siis on hea teha seda kalmusega. Just nimelt siis kalmuse tinktuuriga, aga võib ka kasutada kalmuse tõmmist. Ja kui teil on näiteks vaja mõjutada põrna või vaja mõjutada vereloomet, siis võib puhastada verd mingi haiguse puhul, mis on pikemaajalise, mis on tekkinud nagu on pikem aja, see on kaua olnud juba, siis ma soovitan niimoodi, et mitte lihtsalt nagu kuumutada kalmuse juuretükikesi kuuma vee sees, vaid panna need likku toasooja vette ööseks ja hommikul siis soojendada kuni keemiseni ja siis kohe kurnata ja juua. Nii et siis te saate sellise, mis ei ole nii väga selline kange, tugev ja teda saab kasutada siis just nimelt oma organismi üldiseks puhastuseks. Ja muidugi jällegi, kui rääkida, vaadata, et mida siis rahvasuu räägib kalmuse kohta, siis ta räägib seda, et vanasti siis tatari sõdurid, kes tulid luurele, nendel olid võileivad kaasas ja võileiva siis lihavõileibade vahel olid neil siis kalmuse juure tükikesed, et see võileib hästi säiliks seal ja nad sõid selle võileiva ära ja pildusid siis need kalmuse tükikesi, kuhu juhtus ja siis meil hakkas ka siin kalmus kasvama. Nii et laialdaselt Euroopas. Nii et see kalmus puhastab ka vett niimoodi, et kui te näete, et teie lähedal veekogus kuskil kalmus kasvab, siis teadke, et see vesi on puhas. Kas te nüüd ise sealt lähete jooma, aga vähemalt loomad võivad sealt seda vett juua. Nii et väga huvitav taim, väga eriline taim ja kui te teete endale näiteks kalmuse kuuri, ma võib-olla natuke repliigis ja räägin vahele, et kuidas te nagu saate aru, et kuidas need taimed teie peal toimivad, siis mina soovitan taimeteesi ja taimetõmmiseid kasutada mitte niimoodi, et te käigu pealt viskate sisse endale, et kas hommikul kohvi asemel või mis iganes, vaid et te võtate aja. Näiteks, et võtate, joote selle tee ja te teetegi sellise väikese meditatsiooni sinna juurde, et kas või viskad ennast pikali või siis kuidagi mõnusalt tugitoolis istud ja tunnetad, mis su kehas toimub. Et kuidas sulle toimib näiteks selline nõrk teetõmmis ja kuidas sulle toimib kange teetõmmis, et mis on seal vahet. Ja et see on väga huvitav protsess, sellepärast, et kui sa oled tähelepanuga asja juures, et kui me kvantfüüsikat, eks ole, vaatame tänapäeval, et palju asju me saame lahti seletada läbi kvantfüüsika, on see, et meie elus toimub see, millele me pöörame tähelepanu. Et kui sa hetkel näiteks mõtled oma suure varba peale, siis sa tunned, et ta sul on olemas. Aga muidu see ju, ta on sul või ei ole, on ju, vahet ei ole. Ja täpselt samamoodi on taimedega ka, et sa pöörad tähelepanu sellele protsessile, mis toimub sinu sees ja kujutled, kuidas see tee siis sinu sees valgub, su kehasse laiali, läheb sulle seedimisse, läheb läbi neerude, kuidas ta käitub sinu sees ja mida sa tunned selle juures, et see on hästi oluline. Nii et ärge jooge niisama üle õla, ma ei tahtnud öelda, aga lihtsalt, et ärge jooge niisama lihtsalt, vaid jooge tähele pannes, jooge tähelepanuga seda teed, et märgake, mis teie sees toimub. Ja siis, kui te näiteks tervise jaoks joote seda teed, siis tal on ka palju suurem toime, palju kangem toime teile, nii et te teete sellega ainult head iseendale. Nii et kalmus on üks selline huvitav taim. Nii, aga veel siis mõni asi, mida ma tahtsin rääkida täna lisaks sellele kõigele muule, et kui me teeme siin lõpus ühe loosimise, et kui te sinna lingi peale vajutate ja ennast sinna ilusti registreerite sinna loosimisele, siis me loosime välja kas ühe või kaks kursust. Ja ma tahtsin teile veel praegu viimane aeg vist meelde tuletada, et ma siin koolituse lõpus küsin ühe küsimuse oma jutu kohta. Ja kes väga tähelepanelikult kuulab, see kindlasti oskab vastata. Ja see teine siis selline ankeet ongi see, millele saate vastata selle küsimuse ja nende vahel me siis loosime välja
esimesel ja teisel e-kursusel tasuta osalemise, nii et saate siis Thinkifici keskkonnas väga-väga atraktiivse e-kursuse läbida täitsa tasuta, 2 osa siis sellest 10 osast. nii, aga nüüd üks väga-väga huvitav taim, aga ma tahan teile veidi rääkida pargitatrast. Et ma tahtsin selle oksakese nüüd tuua teile, aga vot nüüd lipsas meelest ära. Ja praegu on siis looduses olemas üks väga huvitav põõsas. Õigemini ta on selline, ongi siis tegelikult rohttaim, mis õitseb väga ilusti. Noh, sa paned selle kasvu mulle siia, aga äkki sa leiad õiega pildi ka, sest selle kasvu järgi siia, sellised kasvud küll tulevad, eks ole. Kirburohi pargitatar, eks ole, mis on nagu eestlastele õudne nuhtlus, sellepärast et ma olen vaadanud aiandusfoorumites, et kõik muudkui jagavad oma siis neid kogemusi, et kuidas sellega võidelda saab. Et kuidas võimalikult efektiivselt seda pargitatart välja kiskuda. Nii, vaatame, kas nüüd sa said juba järgmise kasvufaasi, väga hea, aga äkki sa leiad õiega faasi ka üles. Ühesõnaga, see on ka juba hea. Sellised bambuse moodi varred, kasvab neid hästi palju pargis, kasvab neid teeservades ja tal on sellised suured lopsakad lehed, hästi kõrge, ongi nagu bambus kasvab. Suured lehed ja sellised valged rippuvad õied on tal, praegu ta õitseb. Ja tegemist on siis selline hästi invasiivse liigiga, mis levib hästi kiiresti, et ta hästi kiiresti nagu levitab ennast laiali igale poole ja võtab siis väga suured territooriumid enda alla. Ja nagu ma ütlesin, siis aiandusfoorumites võideldakse temaga, et kuidas temast lahti saada. Aga ja vot väga hea pilt, eks ole, et vot sellised õied on tal. Ja tegemist on siis väga tugeva ravintaimega. Nimelt mina soovitan jälle, et ta väga ei leviks, kasutage ära, sööge ära. Esiteks, kevadel, kui tulevad need esimene piltavad pisikesed võrsed, siis need on täiesti söödavad. Nad on nagu sellised nagu rabarberi maitsega, hapukad. Ja nad mõnusalt krõmpsuvad, nad on nagu sellised spargli moodi võrsed, mõnusalt krõmpsuvad ja neid täiesti nagu kõrsikuid, neid võib mõnusalt süüa, neid võib salatisse panna ja ma tean, et minu poeg Kaspar, kes on väga hea kokk, teeb nendest siis väga häid sööke, neid saab grillida näiteks ja nad on täiesti väga head C-vitamiini allikad. Nii et kui rabarber on liiga hapu, siis neid pargitatra võrseid võib süüa. Ja nüüd suvel pole temaga suurt midagi teha, sest need hakkavad tasakene nagu puituma, need varred, on ju, et nad tunduvad nagu oleks puitunud, aga tegelikult on nad sellised pehmed, nad ei lähe oksaks ära kätte. Ja sügisel on praegu siis kõige õigem aeg hakata korjama juuri. Ehk siis pargitatra juured, just need, mis siis nagu levivad edasi. Et häälekasutus jälle tuleb natuke juua. Mille abil nad siis levivad edasi ja meie aiad kõik enda alla võtavad ja meie pargid kõik enda alla võtavad. Et neid juuri tuleks siis korjata, neid tuleb kuivatada ja neile tuleb alada peale siis kange alkohol. Ehk siis teha nendest siis selline alkoholiekstrakt ja mis me sellega teeme? Me teeme sellega hästi palju endale head. Nimelt siis see pargitatra juure ekstrakt on üks kõige paremaid võimalusi, kui teil on puukborrelioosi mingisuguseid järelnähte, kui teil on üldse põetud raskeid haigusi ja teil on mingisuguseid järelnähte, kui teil on koroona järelnähte, kui teil on, ütleme, te olete mingisuguseid viiruseid põdenud ja teil on jäänud mingisugused järelnähud, siis selle jaoks, et organismi jälle tasakaalu viia. Ühesõnaga kõik sellised haigused, mis kuidagi tekitavad afekti närvikanalites, närviteedes, mis mõjutavad siis meie närvisüsteemi.
mille järelmõjud mõjutavad meie närvisüsteemi. Selliste haiguste puhul on väga hea teha endale siis pargitatra juure tinktuuri kuur. Ehk siis kasutadagi niimoodi, et teelusikatäis hommikul, teelusikatäis õhtul ja teha siis endale selline tervenduskuur ja ta aitab väga hästi tulla siis välja sellistest rasketest seisunditest, millega organism ei ole hakkama saanud. Kui te seda pargitattart ei riski võtta või praegu on ju väga huvitavaid taimeäppe, näiteks, et kooli omadele ma soovitan, aga kes ei tea praegu, kes veel ei ole meil koolis, aga kindlasti tulete võib-olla mingil hetkel, kui teid taimed huvitavad, kuldjuur. Et kuldjuur on ka selline, mis aitab nagu rasketest asjadest välja tulla ja mis aitab siis teid rasked perioodid üle elada. Et see on, et sellistel puhkudel siis võiks kasutada just nimelt taimede juuri, sellepärast et taimede juurtes on just nimelt see vägi sees, mida võib-olla selles maapealses osas ei ole. Et kuldjuur on siis üks väga efektiivne taim, et kui te olete pikalt olnud pingeseisundis, teil on väga raske tööperiood olnud, teil on füüsiliselt väga raske periood olnud, näiteks teil on väga suur kehaline koormus olnud, teil on raske ööpäevarütmi tagasi saada, näiteks, et te olete kuskil välismaalt tulnud, ei saa kuidagi nagu selle ööpäevarütmiga tasa või siis näiteks, et teil on tõesti mingi raske periood ees, et siis, või näiteks, et te olete magamata olete tükk aega olnud ja siis ei jaksa enam, aju ei saa enam seda tasakaalu kätte, et siis kasutada kuldjuurt on selline, et te 3. päeval juba tunnete, et sihuke elujõud ja eluvaim tuleb sisse. Ja pargitatar on siis täpselt samamoodi, et ta on hästi sarnane kuldjuure toimele, et ta aitab siis ka närvisüsteemi tugevdada, immuunsüsteemi tugevdada ja praegu on siis, ongi kõige õigem siis juurte korjamise aeg, et pealsed on pealt ära läinud, hakkavad minema, saate koguda just nimelt siis juuri. Vot, nii. Et see on siis selline väike ülevaade sellest, et kuidas siis nagu saab veel minna midagi metsa tooma, et kui ei ole veel jõudnud. Ja tegelikult päris paljud taimed veel kasvavad. Ma käisin täna näiteks kõndimas ja nägin, et põllu peal hädal siis, eks ole, kus on ära niidetud, on tulemas täiesti uuesti kortsleht. Nii et kortslehte saate veel korjata, nõgeseseemneid saab korjata, et ärge unustage, et nõgeseseemned on ajumagneesium. Et kui me siin tahame, et meie aju oleks korras, et me suudaksime lõõgastuda, jällegi, et meie närvisüsteem oleks korras, siis on vaja meil ajule toimivat magneesiumi, ehk siis magneesiumtrionaati, mida me siis kaubandusest väga hästi kätte ei saa, aga looduses saame ja need on just nimelt siis nõgeseseemneid, nii et korjake nõgeseseemneid otse bioga, kuivatage ära, pange neid siis kas smuutide sisse, ürdisoola sisse või üldse nagu kasutage lihtsalt sööge, no väga maitsvad ja head, ei kõrveta üldse. Teed natuke hõõrute biopesa peal ära ja saategi sellise hea ajumagneesiumi endale, et korjake endale purki ja teil on olemas see magneesium. Nii et igaühele oma biotäis, et kuidas magneesiumi norm on, kuidas ma tean, et kui palju mul vaja on. Igaühele oma biotäis. Nii et ja üldse praegu nagu, kui ma vaatan enda siin aias ringi ka, et salatid tulevad uuesti, porgandipealsed tulevad uuesti, et tulevad uuesti, ütleme, tillid, petersellid, kõik. Et sööge, et sööge seda, sellepärast, et meie organismil on vaja foolhapet, meie organismil on vaja magneesiumi ja seda kõike, et meil oleks nagu see talv võimalikult hästi üle elada, et praegu on võimalik kõike seda rohelist saada. Aga ma siiski panin veel ühe pudeli endale siia. Panin ühe pudeli, võtan siit ühe asja veel, et tahtsin teile 2 asja näidata, 2 vaiku ka. Nimelt, et kui meil ikkagi taimi ei ole aega minna korjama, aga midagi tahaks oma tervise jaoks teha,
siis on 2 asja, mida võiks siis kodus olla kindlasti. Ja need 2 asja on siis mõlemad vaigud. Üks on taruvaik ja teine on merevaik, näete. Nii, et noh, ma seda arvan, et te olete kuulnud, et taruvaik on väga tervislik ja hea, aga näiteks jällegi köha puhul, et kui teil ei lähe köha üle, siis taruvaiku müüakse niimoodi nagu sellise nagu pulbertükkidena on ju, et ta on sellised pisikesed tükikesed, et taruvaiku kratsitakse siis tarude küljest, sellepärast et mesilased polsterdavad sellega, see on nagu niisugune selline aine, millega siis mesilased desinfitseerivad ära kõik bakterid ja pisikud oma tarus. Ja et seal ei saaks siis mingisuguseid haiguseid levida ja seda kratsitakse taru puidu küljest, sellepärast võib olla siin natuke puiduosakesi ja mõni on kvaliteetsem, mõni mitte. Aga tegemist on siis sellise vaigutaolise moodustisega, millest tehakse tinktuuri. Aga mina teile soovitan jällegi, et teil võiks olla üks purgikene kodus olemas niisama paljalt. Seda müüakse turgudel, näiteks ma tean kindlasti Tartust lahtisel turul müüakse, kinnisel turul müüakse, mesinduspoodides müüakse kindlasti mesinike kodulehelt saate seda. Et üks selline väike purgike või kotike võiks olla, miks? Sellepärast, et see on asendamatu asi, et kui sul on näiteks kurk valus, sa köhid ja sul on kurk valus, siis lihtsalt võta see tükike ja näri seda nagu nätsu. Et lihtsalt nätsutadki nagu nätsu. Ta alguses on siuke pudine ja purune ja kipub laiali lagunema, aga pärast ta muutub selliseks nätsuks ja teda on närida nii kaua, kuni annab närida, siis sülitad ta välja. Et näristada taruvaiku. Teine asi, mida sa temaga teha saad, on, et minu arust ei ole looduses paremat sellist nagu desinfitseerimisainet, mida sa saad panna haavale peale. Ehk siis näiteks, kui sul on mingisugune haav, kuhu on põletikku sisse löönud või kus on isegi mäda juba sees, siis kui seal on kas või pisikene ava, näiteks isegi igemel on ju, kui sul on hamba igeme mädanik sees, et igemed on mädased on ju, et kui sul on pisikene ava seal sees ja sa teed sellest nätsust siukse nagu koogikese, pannkoogikese väikse ja paned sinna haava peale, siis usu mind, see taruvaik tõmbab kõik need põletikulised ained selle ava kaudu välja. Nii et näiteks, et sul on õhtul siukene punetav mädane haav, sa paned ööseks taruvaigu plaastriga peale ja hommikuks on sul täiesti puhas nahaalune, sul pole mingit põletikku paistetust enam seale. Või siis näiteks, kui sul on igeme põletik ja sul on seal natuke nagu kuskilt immitseb mingisugust mäda, pane see taruvaik peale, ta tõmbab sult ilusti selle mäda sealt kõik välja. Nii et sellepärast võiks see taruvaik kodus olla. Ja ta on tõesti nagu esmaabivahend, mida sa saad kasutada siis hädajuhtudel. Ja teine asi, mida siis võib-olla vähem teatakse, et mida paljudel eestlastel kodus ei ole, aga võiks ju olla, on siis merevaik. Et merevaik ei ole lihtsalt selle jaoks, et teda kaelas kanda. Merevaik, eriti Leedus, kus on teda rohkem siis, näiteks Niida poolsaarel, kes on käinud, leedukad aga väga head merevaigu meistrid, nad teevad väga ilusaid ehted merevaigust, aga merevaiku kasutatakse ka ravimina, ehk siis pisikesed tükikesed või merevaigu pulber, panete sinna siis kange alkoholi peale ja tekib selline siis jälle kuldne tinktuur. Ja see on üks merevaikhape on kõige tugevam põletiku vastane aine. Ehk siis teda võib kasutada igasuguste põletike puhul ja mis on siis veel eriti head, kui näiteks seda merevaigu pulbrit panna, seda saab netist tellida, et lööge sisse, kas või inglise keeles, leedukad näiteks müüvad seda. Et nemad kasutavad seda muidugi pulmarituaalides, seda pillutakse vette, siis ta niimoodi, või sinna tulle, siis ta hakkab niimoodi nagu ilutulestik sädelema, on ju. Aga teda siis saab panna salvide sisse ja kui sa hõõrud seda merevaigu salvi endale naha peale, siis ta tekitab hästi kiiresti nahaaluse vereringluse
ehk siis sa tunned kohe, kuidas nahk läheb soojaks. Ehk siis kui on külmetushaigused, kui on kuskil lihasvalud, kui on liigesvalud, siis see merevaiguga salv on väga efektiivne, et sa hõõruta peale, mäletate, vanasti oli tärpentini salv. Et hõõruti, ma mäletan, et me olime, lapsed olime haiged, siis ema hõõrus niimoodi hästi kiiresti jalad alla, siis jalad all läks kuumaks ja siis pandi sokid jalga. Vaata, et see merevaik ongi selline, tekitab sellise nagu kuuma tunde, näiteks kui sul kuskilt valutab ja sa hõõrud selle merevaigu pulbriga, sa tunned kohe, et nahk läheb soojaks. Et noh, ma ei tea, üks teine selline tugeva efektiga on veel karurasv, aga ma rohkem ei tea, et midagi sellist veel nii tugevat oleks. Sinep ka muidugi, et valge sinepiga saab ka sellist kuumaks hõõruda. Aga tõesti hõõrud ära ja see lihasvalu või mis iganes on, et ta paneb see nahaaluse vereringluse tööle ja ta väga hästi leevendab siis seda kõike. Nii et tegelikult looduses on kõik ravimid olemas, et te saate nagu kasutada ja minu selline missioon või ma olen võtnud endale siis sellise ülesande võimalikult palju inimesi meelitada ravintaime usku, et see mulle väga meeldib, kui meie kogukond on suur ja lai ja et me saame üksteist toetada, me saame üksteiselt küsida, me saame jagada oma kogemusi. Aga ma tahan teile siis, et natuke teid meelitada ka täna. Nimelt siis me mõtlesime, et me pakume täna välja ühe sellise võimaluse, et me pakume siis lisaks sellele, et kaks inimest saavad täiesti tasuta osaleda Herbaatikumi taimetarkuste e-kursusel, siis kui te esitate oma andmed siin selles chatis, eks ole, tehtud nendel ankeedi linkidel, et me saame teile saata. Ja teine on siis see, et me mõtlesime, et ma natukene räägin siis, et mida me seal koolis teeme, ehk siis teen teile sellise lühitutvustuse, et kuidas taimemaailma üldse minna, mida seal vaadata ja mis on minu jaoks oluline. Et see on minu arust üks ravintaime tarkuse osa, et sa ei võta seda lihtsalt, et see on kopsule ja see on maksale ja see on peale ja nii edasi, et sa vaatad loodust kui tervikut. Ja sellepärast siis ma olen terve see aasta pusinud e-kursuse kallal, ehk siis ma olen tahtnud teha sellise kursuse, et talvisel ajal, kui aega on palju, ma olen tahtnud teha sellise kursuse, et inimene, kui ta talvel istub ja mõtleb, aga noh, kuidas ma ikka neid taimi kasutan ja mida ma nagu saan veel ise teha, et siis on olemas üks selline keskkond, kus sa saad minna sisse ja saad ise läbida siis kogu selle taimetarkuse e-kursuse, mis tähendab seda, et see ei ole mitte lihtsalt niimoodi, et sa kuulad loengut, vaid siin on olemas kõik siis sellised materjalid, kus sa saad vaadata slaide, sa saad vaadata taimepilte värvilisena, sa saad teha kodutöösi ja sa saad siis, ütleme, igasugused joonised, sellepärast et meil on ka sellised abivahendid, kus sa saad vaadata, et kuidas sinu energia mõjub ja kuidas sa saad mõjutada taimed, mitte lihtsalt selle taimede kuulamisaparaadiga, vaid seda, et kuidas seda juhtida oma terviseprotsessi enda sees. Et ma teen teile sellise pisikese ülevaate ja räägin, et mida siis taimetarkuste juures üldse nagu millele tähelepanu pöörata. Ehk siis sellel kursusel on siis 10 osa ja need 10 osa on siis kõik jagatud ära peatükkideks, mis siis tähendab seda, et esimeses kõigepealt ma räägingi siis sellest, et kuidas navigeerida üldse siin meie looduse ja globaalkultuuri vahele, et mis on see asi, mis eestlase teeb eriliseks, et miks me usume ravintaimi üleüldse, et sina võid ka oma peas praegu mõelda, et miks sa usud seda, et kas see tuleb sellest, et sinu vanaema ja vanaisa kasutasid, sest paljud inimesed on öelnud mulle, et nemad usuvad ravintaimi sellepärast, et nende vanaema või keegi nende perest kasutas. Aga et miks me seda usume ja kuidas taimed on siis läbi selle, ütleme,
õppinud läbi evolutsiooni, et vot siin praegu Zoomis on väga hea pilt, eks ole, käis läbi, et kuidas taimed on õppinud läbi evolutsiooni hakkama saamist, nagu ma siin enne natukene rääkisin ka, et kuidas nad, miks nad on kasvanud selliseks, nagu nad on. Et mõned väga üksikud taimed on jäänud autentseks oma ürgsele välimusele, nagu näiteks osjad ja nagu näiteks sõnajalad on ju. Ja me saamegi kasutada neid siis sellistel puhkudel, selliste probleemide puhul, mis on väga ürgsed, mis on väga vanad, mis meie organismis ei olegi nagu mõistusega lahendatavad, vaid tulevad kuskilt väga ürgsest ilmast. Et me oleme kuidagi läbi geneetika need omandanud ja me ei oska nendega oma tänase tervise juures midagi teha, sest meie vanaemadel ja meie emadel olid samad haigused. Aga taimed on siis õppinud läbi evolutsiooni, arendanud enda sees siis kas lehed või õied ja vastavalt sellele siis me saame neid kasutada. See on minu arust väga oluline, see arusaamine, et kus kohas see tuleb, et see taim oskab niimoodi selles keskkonnas hakkama saada. Ja siis rääkida ka sellest, et näiteks mis on oluline, nagu on teada looduse tundmise juures, on see, et taimed on kõik teadlikud, ehk siis nad tunnevad, nad kuulevad, nad näevad, et neil ei ole neid organeid olemas nagu inimesel, aga samas neil on arenenud sarnased funktsioonid. Ehk siis näiteks, kuidas see taim näeb, et ta näeb valgust. Ta näeb valgust, reageerib valgusele, et seda me ju teame, eks ole, et õhtu lähevad taimed, panevad õiekesed kinni ja hommikul teevad nad ilusti lahti. Ja taimed õpivad ära ka teatud kogemusi, näiteks, et nad tunnevad puudutust, et sellepärast ma rääkisin, et miks on nii oluline, et kuidas me läheme selle taime juurde, et nad tunnevad puudutust, et sellest on väga huvitav raamat kirjutatud Teadlikud taimed, et nende taimede just nimelt siis läheb teadlase vaatevinkli, et kuidas need tajumehhanismid taimedel arenenud on. Ja ehk siis selle tulemuseks on siis see, et taimed on siis tunnistatud intelligentseteks olevusteks. Või siis näiteks, mis on siis väga oluline veel, on teada, kuidas mina käsitlen siis ravintaimede nagu omandamist. On see, et ma vaatan taimemaailma läbi meie tunnete. Ehk siis on siis taimed, mis kuidagi nagu sünkroniseerivad või sarnanevad meie meeleoludega. Ehk siis mõned taimed on sellised jõulised ja tugevad ja aitavad meie siis nõrkuse seisundite puhul. Mõned taimed suurendavad meis siis kas siis tänu serotoniini sisaldusele või mingitele muudele komponendidele, suurendavad meie sees siis sellist elurõõmu. Mõned taimed on need, mis suurendavad meie sees armastuse tunnet või tegelevad meie sees oleva armastuse tundega, nagu näiteks nurmenukk ja nagu näiteks angervaks. Et me saame neid kasutada siis, kui meie terviseprobleem on selle taustaga, et me oleme kogenud näiteks seda, et mind ei armastata, me oleme kogenud seda, et ma kuidagi ei saa seda, et minu sees ei ole seda armastust iseenda vastu nii palju, mis aitab terveneda. Ehk siis selliseid sarnasusi saab taimede vahel vaadata ja sellest nagu arusaamine on väga huvitav protsess, sest siis sa hakkad aru saama, et kuidas ma leian selle õige taime enda jaoks, et kuidas just selle õige taimeni jõuda. Veel, eks ole, et me vaatame siis taimi, mis rohkem on mitte naiseliku energiaga, aga mis aitavad siis oma naiselikkust paremini tunnetada või siis oma mehelikku osa rohkem tunnetada. Nii et meeste taimed, naiste taimed, eks ole. Või siis teised taimed, mis on seotud just nimelt nagu minu kasvamisega, minu egoga, minu eneseteadlikkusega, minu iseseisvusega. Ehk siis lähemegi läbi inimese omaduste taimedele ja katsume siis läbi iseenda need taimed tuttavaks teha. Ma toon teile ühe näite siia näiteks, et selline huvitav taim nagu nõges. Et nõgesega, et toon teile lihtsalt väikese näite, et arusaadavaks teha, kui oluline see tegelikult on. Et kõik me teame seda vendade Grimmide muinasjuttu, kus siis
õde pidi kuduma oma vendadele nõgeserüü sellepärast, et nad saaks tagasi inimeseks. Ehk siis nõges on selline taim, mis aitab leida enda sees selle ürgjõu või ürgväe. Sellepärast, et kui me vaatame oma tunnetuse poole pealt, et nõgese põõsas on ju selline põõsas, kus sa kunagi niisama seisma ei jää, et sa alati liigutad midagi, et nõges on alati taim, kes liigutab sinu sees mingeid protsesse, ta paneb vedelikud liikuma, ta paneb toidu liikuma, ta paneb vere liikuma, ehk siis ta liigutab midagi sees. Ta paneb sind tegema midagi sellist, mis seob sind sinu ürgsusega, ehk siis paneb tegema neid maiseid asju. Mulle meeldib öelda ka, et inimesed, kes on väga vaimsusest ära lennanud, kellel on tiivad ka juba külge kasvanud, et nõges on selline taim, mis tõmbab sind nagu juuripidi maa külge tagasi ja ütleb, et tee neid asju, mida sa siin elus sellest nahast tegema pead. Et selline maine, ürgne, ürgset väge täis taim. Et sellepärast väga kasutatakse siis kogu taime, et nõgese juuri kasutatakse meestele eesnäärme tugevdamiseks. Nõgese seemneid kasutatakse aju magneesiumina. Ja nõgese lehed on siis ka sellised, mis käivitavad sinu sees väga palju erinevaid tervenemisprotsesse. Ja kui sa seda teadlikult nagu võtad, et kui sa lähened teadlikult sellele, siis on palju parem seda taime korjata, seda mõista ja sa ei kogu teda niisama riiuli peale tolmu koguma, vaid sa ikkagi kasutad ka teda. Nii et need on sellised nagu ürgfenomenid, et ma nimetan, et me vaatame siis taimi läbi ürgfenomenide. Ja täpselt samamoodi on oluline siis näiteks 3. osas me siin räägime sellest, et mis asi see taimede energia üldse on, et kuidas taimed mõjuvad meie välja sees ja kuidas siis meie isiksustena, erinevate inimestena, kuidas meie siis isiksustena ja erinevate inimestena võtame seda taimeenergiat erinevalt vastu. Ehk siis me oleme kas veeelemendis või maaelemendis või tuleelemendis või oleme siis, mis meil siin järgi jäi, eks ole, vesi, tuli, maa, õhk, eks ole. Ise olen õhk, unustasin ära, nii õhus praegu lennus on ju. Et kuidas me läbi nende elementide võtame siis erinevalt vastu taimerohtusi ja ka taimi. Et seda on väga huvitav mõista, mul on toodud siin, kuna mul on olemas taimede siis aura vaatlemise seade, et ma olen toonud siia siis ka aura pilte, mis siis näitavad, et kuidas taimed meie välja sees mõjuvad ja kui oluline tegelikult on see, et me lihtsalt ei kasuta ja ei söö neid taimi, vaata, et me vaatame nende taimede peale nagu hoopis teistmoodi. Nii, et üldiselt siis on niimoodi, et igas peatükis, et kas me siis tegeleme seedeprobleemidega, tegeleme vereprobleemidega, tegeleme südameprobleemidega, on väga oluline, et me mõistame, mille jaoks me seda teeme. Nii et selline e-kursus on olemas, et kes tahab siis talvel natukene süveneda, et on võimalik igal ajal liituda siis Thinkifici keskkonnas selle kursusega. Ja me mõtlesime, et me täna teeme siis sellise väga erilise õhtu, et kes tänase õhtu jooksul ennast siis registreerib, saab 50% kõikide kursustest siis soodsamalt liituda selle kursusega. Ja kes natuke tahab mõelda, siis paar päeva siis on ka olemas meil siis sooduskoodid 20%-ga. Nii et on võimalik siis nendele kursustele tulla ja osaleda. Ja 2 inimest siis saavad pärast siis täiesti tasuta ka. Nii, et ühesõnaga selline võimalus on, et siis me saame oma selle kogukonna suuremaks ja tugevamaks punuda ja ei muutu nagu imelikuks, et kui sa lähed apteeki või arsti juurde ja küsid, et selle keemilise või sünteetilise rohu asemel, aga mida ma siis taimedest kasutada võiksin, see tundub meile kõigile sellise loomulikuna. Aga vaatame siis natukene küsimusi ka, ma pean prillid nüüd ette panema. Et kui tinktuuri kasutada, et kui sa kasutad tinktuuri või teed, et kui pikk see kuur peab olema. Jällegi ühest vastust siin ei ole, aga
üldiselt on siis niimoodi, et mina soovitan ravintaimi kasutada 21 päeva. Sellepärast, et 21 päeva jooksul keha saab aru, mida sa talle öelda tahad. Ja, ja kui sa tunned, et selle aja jooksul sul kehas midagi muutub nagu vastuvõetamatuks või sa tunned, et midagi, kuidagi ennast halvasti, et siis tee nädal aega vahet ja proovi jälle. Sellepärast, et 21 päeva on siis see, mis keha tahab muutumiseks aega. Nii et kui vähegi on mingisugune tõsisem probleem, et siis 21 päeva võiks proovida. Aga kui on selline akuutne probleem, näiteks, et sul on mingi köha või nohu või viirus hakkab tulema või mingisugune bakteriaalne põletik, siis tuleb nii palju teha, kuni keha sulle ütleb, et rohkem pole vaja. Ehk siis usaldada oma kehat. Et sellepärast meil see taimetarkus käib ka läbi tunnetuse. Et usalda oma kehat, tunneta oma kehat ja vaata siis, et millal ta sulle ütleb, et noh, nüüd aitab, et nüüd on kõik, et nüüd rohkem pole vaja. Et keegi teine ei saa sulle seda öelda, et ükski tark ei saa sulle seda öelda. No nii. Aga ma hakkan siis seda tänast seda osa kokkupoole tõmbama ja ma loodan, et ma suutsin teid natukene meelitada kogu seda taimetarkust kasutama, nii et teete selle otsuse ära, et te tahate seda kursust läbida, sest tegelikult siin on kuni kevadeni materjali, see kursus on päris põhjalik. Et siin on kuni kevadeni materjali, nii nagu meil tegelikult ka päris live-kursused, siis koolis on ka, et me õpime 2 aastat, isegi 3 aastat ja praegu siin, kes 3. astme lõpetasid, need ütlesid isegi, et võiks ju 4. aasta ka teha. Et samamoodi me õpime esimene aasta esimesi asju, teine aasta teisi asju, et need 10 kursust on kuni kevadeni materjali, te saate mulle kodutöösi esitada, ma vaatan, et kodutööd kõik üle, eks ole, ja te saate praktiliselt teha asju, sellepärast, et seal on kõik juhendid ja instruktsioonid juures, mida te saate kasutada, kuidas teha. Ja on siis ka sissejuhatuses väga põhjalik nimekiri raamatutest, sest alati on nagu meil valiku küsimus, et millist raamatut lugeda, millist mitte, sest kõike ei jõua. Et on väga põhjalik valik raamatuid, muidugi minu raamatut, mul on endal ilmunud juba 11 raamatut, aga on ka teisi raamatuid, mida ma soovitan lugeda ja mida te kus te kindlasti saate väga palju informatsiooni, sellist huvitavat informatsiooni, siin on lingid kohe, et milliseid raamatuid siis kasutada ja need on tõesti minu kogemuse järgi ühed põnevamad sellised raamatud, mis muudavad kuidagi su suhtumist või vaadet maailma või selles kas siis taimemaailma või üleüldse oma tervisesse või kui te lähete osalema e-kursusele, et siis te saate ka selle nimekirja kindlasti seal endale juba kätte. Nii et ma arvan, et see kursus on igati vajalik nendele, kes tahavad sinna taimemaailma minna, sellepärast et Eestis varasemalt niisugust keskkonda ja kursust ei ole olnud. Nii et see on esimene selline interaktiivne kursus ja ma loodan, et need võib-olla mingi aeg tuleb neid kindlasti juurde, aga me kindlasti kogu aeg täiustame neid ja vaatame siis, et oleks võimalikult selline söödav ja mõnus näksida, närida inimestele. Ja siis ma loomulikult tahan teid kutsuda ka meie kontserdile, nimelt siis 3. oktoobril Tartus ja 6. oktoobril Tallinnas saab tulema üks helisevate taimemeditatsioonide konkurss ja nagu ma teile alguses siin rääkisin, et ärge kasutage neid taimi niisama, et minge hingega või südamega asja juurde. Ja me oleme Triinu Tauliga siis kokku pannud sellise 8 meditatsioonist koosneva kontserdi, kus siis mina annan sõnades edasi selle siseseisundi, mida sa võiksid taimemaailmas kogeda läbi siis erinevate tunnete, armastuse ja puhastuse ja kõige selle. Ja Triinu on pannud sinna taha siis helitausta, kus ta on väga palju ka loodushelisi kasutanud.
et see saab olema üks selline meditatiivne kontsert, kus siis on võimalik teil kõigil osaleda ja mis on kõige huvitavam, siis selle kontserdi jooksul me joome teed, nii et see on selline ka teekontsert ja te saate kaasa võtta oma tassi ja mina olen korjanud taimed, kusjuures need taimed ripuvad siinsamas mul riiuli peal, kes näeb siin taga, kuivavad juba. Et selle kontserdi jaoks need korjatud taimed. Nii et te saate nagu väga erilise elamuse, sellepärast et prooviesinemine meil juba toimus siin Herbaatikumi lõpulaagris ja see on väga kihvt meile endale ka. Nii et ma ootan teid kõiki kontserdile, et palju meid sinna ei mahu, aga ma arvan, et parimad mahuvad saali kindlasti ära. Vaat. Nii et ja Tartus siis põhikursusele Tartus on ka veel mõned vabad kohad, et kes tahavad tulla, et siis vaadake meie kooli kodulehte herbaatika.com, et Põhja-Eesti kursus on küll täis, aga Lõuna-Eesti kursusele veel mahub paar inimest, et mida rohkem meid on, seda uhkem, et 2-aastane kursus siis on täiesti nagu avatud kõigile soovijatele, et tulge. Nii nagu ma ütlesin, et ma tahan teid hästi ära võrgutada. Ja lisaks sellele siis sealsamas koolituskeskkonnas, Thinkifici keskkonnas on olemas üks tasuta kursus, nimelt podcastide näol, et me oleme teinud 51 podcasti Mailiisiga ja need on kõik seal üleval. Ja et kui te Spotify's saate kuulata ainult audiot, siis seal Thinkifici keskkonnas, kui te ennast sisse logite, saate te vaadata pilti ja te saate kõik need retseptid ja lingid, mis siis seal selle podcasti all on meil läbi käinud, saate siis kõik need endale ka. Nii et minge kuulake täiesti tasuta, nautige ja ma olen, inimesed on mulle öelnud, et ta on kuulanud kõik podcastid ära ja et õhtul, kui läheb koju, hakkab süüa tegema, paneb klapid kõrva või paneb telefonis mängima ja kogu pere kuulab. Nii et need on täiesti nagu kogu perele kuulatavad, et seal midagi keelatud ei ole. Vaadake, kuulake, nautige, sest igas podcastis on ka väga huvitavaid inimesi. Eelmises käis meil Mercedes Merimaa ja just need, kes meie kooliga seotud on, kas meie kooli õpilased või õpetajad või siis veel keegi, kes meie kooliga seotud on. Ja Reneli väga kihvtilt ütles, et aga miks teil ühtegi meest ei ole käinud ja nüüd ma ei tea, Urmo, kui sa siin praegu kuulad, siis mul on plaanis sind ikkagi kutsuda meile podcasti ka, sest muidu on niimoodi, et tundub, et nagu naiste kool, aga meil on ikka üle aasta mehi ka õppinud, nii et mehed olete ka kõik teretulnud, et ei ole ainult naiste kool. Ja tavaliselt need mehed, kes meil õpivad, et need tavaliselt väga naudivad naiste seltskonda, sest naised, kui nad tegelevad taimedega, muutuvad järjest ilusamaks, nad üldse ei vanane, et nad lähevad järjest nooremaks, nad lähevad järjest lahedamaks, nende vaimumaailm järjest avardub niimoodi, et nende naistega on nagu väärt koos olla, nii et meelitan ikkagi mehi ka meile koolitustele. Nii et ma loodan, et mul õnnestus natuke teid võrgutada ja ma tänan teid kõiki, et te kuulasite mind, et ma Facebookis esimest korda teen niimoodi laivi, ma väga ei ole niimoodi üles astunud. Aga vist õnnestus, et tundub, et ma näen, et päris ilus osalejate hulk on. Nii et aitäh teile kõigile ja ma loodan, et me oleme südamega looduses, et me lihtsalt ei kasuta seda loodust, vaid me tunnetame, suhtume temasse heatahtlikult, et siis ta ei tekita meile siis selliseid ebavajalikke ühendeid, mida meil vaja ei ole, vaid teeb meiega koostööd. Nii et aitäh kõigile.